Ettevaatust.ee on omaalgatuslik register, kuhu on üles laetud kohtu poolt pedofiilias või lähisuhtevägivallas süüdi mõistetud inimesed. 2 kuu jooksul on sinna üles laetud suurusjärgus 900 kodanikku. Eile andis aga sisulooja Mallukas oma Instagrami kontol teada, et Andmekaitse Inspektsioon on teinud otsuse, et leheküljel tuleb lõpetada isikuandmete avaldamine, sest eraisikul pole õigust sellist registrit pidada. Mida nemad siis ikkagi ootavad ongi, et nii-öelda kogu see lehe funktsionaalsus, see põhiplokk, kus on inimeste nimed, fotod, kohtulahendid, sünnikuupäevad, et see tuleks nagu eemaldada. Nende jaoks ikkagi on see otse kui olemasoleva, mis peaks olema riikliku järelevalve all register, mida me peame. Meie sellega ei nõustunud, eile veel kirjutasin neile siis omapoolse vastuse, aga jah, suures plaanis jah, et kõik nimed, näod kaoksid sealt ära, ehk siis leht kaotaks oma töö, oma eesmärgi ja edasi poleks seal lehel enam midagi teha. Andmekaitse Inspektsioon ei leidnud täna ühtegi kõneisikut, kes oleks valmis menetlust kommenteerima. Küll aga edastasid nad meile kirjalikult oma ametliku vastuse, kus seisab, et lõplikku otsust ei ole nad lehekülje osas veel teinud. Küll aga toovad nad välja, et nende seisukoht puudutab karistusandmete avaldamist, mis tähendab seda, et varem meedias ilmunud artiklite avaldamist nad ei keela. Andmekaitse Inspektsioon lisas, et lehe autoril ehk MTÜ-l Ettevaatust on võimalus selgitada ja põhjendada, miks nad leiavad, et nende andmetöötlus on õiguspärane. Alles pärast nende selgituste ärakuulamist saavad nad liikuda lõpliku otsuse suunas. Mida aga arvavad inimesed tänavalt? Kas selline andmebaas on vajalik? Kui sellisel lehel nagu päris funktsioon seal on ja sa oskad näiteks oma lapsi selle eest kaitsta, siis ta nagu toimib. Ma saan ka aru nagu sellest, et Eesti õigusruumis on veits keerulisem, et omavaliliselt ei saa päris nagu sellist lehte pidada, aga kui tegelikult me näeme, et rahval nõudlust on, siis miks mitte ei võiks seadusandja tegeleda sellega, et asi legaalseks teha. Mina arvan, et võiks olla, aga kui palju teda siis neid andmeid sinna juurde panna, see on võib-olla ise küsimus. Aga tegelikult oleks ju hea teada. Täna hommikul kõigis uudistes oli üks noor tüdruk rääkis, kuidas keegi väga tuntud inimene, laulusõnade autor, keegi kunstnik 2 korda vanem, kui tema on teda vägistanud. No, võib-olla oleks ikka hea teada, kelle eest hoida. Ongi suur küsimus, kas tohib või ei tohi. Võib-olla ei tohi kõiki sildistada kuidagi, sest ega ju ei tea, kui palju sellest tõde on. Palju võib olla ka laimu ju. Aga lapse vanemana ikka natukene tahaks teada, et kellega ta kokku puutub. Aga sa ise kasutaksid näiteks, kui ütleme noor naisterahvas tutvud kellegi uuega, vaataksid sa sealt ennem üle, et kas ta on millegi ka varem hakkama saanud? Ilmselt mitte. Õnneks endal pole kokkupuudet olnud sellise asjaga, et ei tea, aga võib-olla tõesti, et on. Et on kasulik selline asi? On kasulik, jah, ma arvan küll. Kuuldavasti kasutavad tänaseks Ettevaatust.ee lehekülge nii õpetajad, vallalised naised, kes kasutavad tutvumisportaale, kui ka personalispetsialistid, kes värbavad uusi töötajaid. Inimeste poolehoidu ise loodud registrile näitab ka asjaolu, et vaid 2 päeva jooksul kanti MTÜ Ettevaatust kontole üle 7000 €, et katta Andmekaitse Inspektsiooni menetluse käigus tekkinud õigusabikulud. Üks asi ongi see, kui keegi kirjutab sulle, ütleb, et vau, te tegite head asja, aga kui keegi on päriselt nõus ka panustama rahaliselt sellesse, et see nagu edasi toimiks, eks ole, ja täna see raha kasutatakse lihtsalt selle õigusbüroo arve tasumiseks. See tagasiside on olnud nii meeletu, et samamoodi ka mu abikaasale Maljule, ta reedel käis meie meest kuulamas. Mitmed inimesed tulid rääkima, ütlesid, et ma ei soovi su pidu segada, aga aitäh selle eest. Rääkisid oma lugusid, mida nad polnud julgenud rääkida tänu sellele, et nad nägid seal nägusid, kes olid neid kunagi kuritarvitanud. Mis saab aga lehest edasi? Juriidiliselt on lehekülje ja MTÜ-ga algusest peale olnud seotud ainult Toomas Märten Legrand, kuid seda kuni tänaseni. Tänase seisuga mina juhatuse kohalt on tagasi astunud. Otsus oli tegelikult organisatsiooniline, meil toimuvad seal väiksed sisemuutused üldiselt. Aga jah, lugu on nüüd selline, et suures plaanis, kuna täna menetlus käib AKI-ga, kui tulebki mingi AKI otsus, juriidiliselt ei lasu kellelgi vastutust AKI korraldust täita. Et eks on niisugune kriitiline olukord ja eks me siis vaatame, mis nagu edasi saama hakkab. See tähendab, et MTÜ jääb sisuliselt tühja kestana äriregistrisse. Mida see tähendab juriidiliselt? Kas siis Andmekaitse Inspektsioon ei saa teha ettekirjutust lehekülje sulgemiseks? Sellele me kahjuks täna riigi poolt vastust ei saanud. Mis ma saaksin öelda umbes, et kas see kaob ära? Ei, see ei kao ära. Kui peakski juhtuma, et mina näiteks sellega ei jaksa enam tegeleda, tagasi ma juba astusin, eks ole, siis küll tuleb keegi hea inimene, kes selle asjaga edasi tegeleb.